Hommikupäike. 8 läbi 11 minutit on saanud kell siin Päikeseraadio stuudios ja Päikeseraadio stuudios, nii nagu traditsiooniks on saanud, siis sellel kellaajal on ikka stuudiokülalised ja täna on stuudiokülalisteks sportliku vabavõitluse treenerid Ott Tõnissaar, tere! Tere hommikust! Ja samuti siis sportliku vabavõitluse treener Jörgen Matsi, tere hommikust! Tere hommikust! Ja põhjus, miks teid siia stuudiosse kutsusin, on lihtne spordihallis. Sellel juulikuu alguses, ehk siis 1. juulist kuni 9. juulini toimub sportliku vabavõitluse suvelaager. Ja Jörgen, kas ma saan õigesti aru, et see on rahvusvaheline sportliku vabavõitluse laager? Jah, tõepoolest nii on, et kohal on sportlaseid ja harrastajaid 4 riigist ja kokku peaaegu 100 inimest. Millised riigid esindatud on? On Leedust, on Taanist, Soomest ja loomulikult Eestist. Me peaksime tegelikult lahti rääkima selle termini, mis asi on sportlik vabavõitlus, Ott? Sportlik vabavõitlus on kahevõitlusala, kus vastamisi lähevad siis 2 meest sportlikes tingimustes ja kokku on pandud erinevad võitlusdistantsid, on lubatud nii boks, maadlus kui ka maasvõitluse jätkamine. Et põhimõtteliselt võistlus toimub nii kaua, kuni üks vastane on kas nokauteeritud, annab alla, või siis kui matš läheb täisajani välja, siis otsustavad matši tulemuse kohtunikud. Et tegemist on siis kõige mitmekülgsema ja täiuslikuma kahevõitluse vormiga. Kui palju Eestis sellise spordialaga meil sportlasi tegeleb, Jörgen? No sportlasi, kes päris võistlevad, ma arvan, võiks hinnata kuskil mõnekümne ringis veel. Võib-olla kuskil neid, kes on nagu seda juba nuusutanud, on kuskil 50 inimest. Aga harrastajaid, meil on suuremad klubid on hetkel Tartus, Pärnus, Tallinnas ja Kuressaares. Et harrastajaid võiks kokku hinnata sinna mõnede 100 peale. Nii et ikka on? Ikka on ja selle ala populaarsus on hästi kiiresti kasvav, et nagu mujal maailmas on juba suured liigad, kõikides linnades on olemas klubid, et Eesti on ka hästi kiiresti sellest vaimustusest osa saamas. Saan ma õigesti aru, et maailmas on see väga populaarne asi? Täpselt nii, et kahevõitlus on olemuselt ikkagi on väga atraktiivne tegevus, et nagu USA telesaates 60 minutit öelda, et kui ühes parginurgas mängitakse jalgpalli, teises pesapalli, 3. korvpall ja 4. puhkeb kaklused, kuhu inimesed lähevad. No see on iseenesest mõistetav, et nad lähevad seda kaklust vaatama. Jah, aga nüüd ta on tehtud ka inimestele väga söödavaks ja viisakaks, et kui see spordiala algas tõesti niimoodi, et pandi omavahel kokku erinevate alade sportlased, et kes keda, siis tänapäeval on olemas ilusti reeglid, ajalimiit, kohtunikud ning treenerid on leidnud ka võimalusi, kuidas teha see formaat söödavaks harrastussportlastele, näiteks kui homme on pangatelleril tööpäev, siis kuidas teha trenni niimoodi, et ei oleks silmal sinikat või oleks mõnda vigastust, et see on tehtud võimalikuks nii harrastajatele kui ka sportlastele. Jörgen, sina treenerina, ütle, mida see inimesele annab, kui ta valdab sportlikku vabavõitlust? Kas see on ainult see jõud ja vägevus või on selle taga veel midagi? Et otseselt selle spordiala külge nagu mingisugust filosoofiat nagu poogitud ei ole, et see minu meelest oleks sama kunstlik, kui me üritaks nagu näiteks kettaheite taga nägema hakata mingisugust suurt nagu vaimsust, aga elustiil on see loomulikult selles mõttes, et esiteks see, et sellist trenni teha, et see nõuab ka vaimset vastupidavust, teatavat järjekindlust, et tegeleda millegagi, mis on füüsiliselt raske, kus vahetevahel saab haiget ja see nagu omakorda kindlasti valmistab, ma arvan, ka eluraskusteks päris hästi ette, et ühest küljest, kui on nagu olnud pikk ja väsitav päev ja siis lähed matile ja müdistad seal teiste inimestega 1,5 tundi, et see aitab päris kenasti kogu selle eelneva argipäeva jama nagu peast pühkida. Ja teisest küljest see ka, et kui sa nagu saad mati peal hakkama sellega, et sa ikkagi lähed nii-öelda teise mehe vastu ja temal on oma eesmärk kas siis
sind sundida alistuma mõne valuvõttega või sind pikali heita ja heidabki ja siis sa ikkagi tõused püsti, et see nagu kasvatab karakterit ka päris hästi, et aeg on näidanud, et sellised, kes nagu on liiga uhked või ei suuda alla neelata seda, et neist on paremaid alati mati peal ja et tuleb nagu, et kõik on kokku tulnud selleks, et õppida, et need, kes tulevad nagu niisama sellist kõva meest mängima, et need on nagu kuu või paariga trennist läinud. Et tegelikult see spordiala tõmbab ventiili välja, ütleme niimoodi, laseb selle suure ego välja ja sa õpid ennast paremini tundma, oma tahtmisi, oma soove ja samas seal selle sama mati peal elad ka välja kõik igasugused igapäevaelu sellised närvilised situatsioonid, sa keskendud ainult ühele asjale ja kui sa 1,5 tundi või tund, eks ole, seda trenni teed, siis pärast trenni oled sa teine inimene, sa oled keskendunud iseendasse. Kas ma saan õigesti aru asjast? Ma arvan, et see on päris ilusti lihtsalt pulkadeks võetud. Praegusel hetkel, kuidas teie laager korraldatud on? On see kinnine laager või on see avatud selles mõttes, et linnarahvas võib tulla ja vaadata teid seal spordihallis? See on täiesti avatud laager, me oleme Pärnus juba möödunud nädala reedest saati ja meid on siin veel kuni selle nädala laupäevani, et treeningud toimuvad Pärnu spordihallis, teisel korrusel on olemas ilus kohvik, saate võtta kohvi, rõdu serva peal istuda, vaadata, mis mehed teevad, alumisel korrusel saate näha kõiki sportliku vabavõitluse elemente, see on avatud 3 treeningala meil, on matipind, kus on siis maadlus ja maasvõitlus, on löögiala, kus saab näha nii boksi kui taiboksi ja on olemas ka Eestis ainulaadne puur üleval, kus siis on kõik MMO komponendid kokku pandud ja näete mehi sparrimas. Vaat see puur, see mulle pakub huvi, ma ei kujuta ette, milline see puur on. Ju ma olen filmides näinud või kuskil, eks ole, aga ma ei pane seda asja kokku. Vabavõitluse või sportliku vabavõitluse puur. Jörgen, mis asi see siis on, räägi? No see on selle spordiala jaoks disainitud spetsiaalne areen, et nagu hilisemates filmides, mis nüüd hiljuti on linastunud sellel teemal, et ma arvan, et see ongi üsna samasugune, et päris alligaatoreid ja ogasid seal ei ole loomulikult, aga asi tegelikult selles, et kui seda sporti alustati, siis seda enamasti peeti boksiringis, aga nagu näha boksi või taiboksigi puhul, et kui inimesed lähevad sinna köite äärde, siis nad vahel kipuvad sealt peaaegu välja kukkuma. Ja see ei ole hea ei nagu matši käigule kui ka sportlaste tervisele võib see olla loomulikult ohtlik, see on ju põrandast tõstetud. Et siis ongi sellel spordialal kasutusele võetud nagu selline spetsiaalne võitlusareen, mis on, ei ole, mõnikord on ta 8-nurkne, mõnikord 6-nurkne, mõnikord ringikujuline ja ta on siis piiratud sellise võrkaiaga, mis võib olla erinevast materjalist, aga on sportlastele ohutu, need nurgapostid on polsterdatud ja võitlus saab seal sees siis toimuda niiviisi, et ei ole ühelgi hetkel seda ohtu, et keegi sealt nagu välja peaks kukkuma. Et see, ja põrand on loomulikult pehmendatud, et eks ta lisab nagu sellist visuaalset atraktiivsust ka, et 2 sportlast lähevad puuri ja kohtunik ja siis pannakse uksed kinni ja 2 lõvi puuris. Jah, et see on mõnes mõttes kindlasti selline ilus kujund. No igal juhul atraktiivne vaatepilt ja see puur on teil praegu siis spordihallis üleval ja kas selles puuris sees ka treeningud käivad ja kogu aeg üks väikene võistlus käib? Kuidas on, Ott? Jah, puur on üleval, meil toimuvad treeningud praegu 2-3 korda päevas ja kõikidel nendel aegadel on ka inimesed puuris treenimas. See nüüd võetakse küll, Jörgen, millal see maha võetakse laagri lõpuks? Selle puuri me tegelikult koost lahti võtame peale täna hommikust trenni. Ai. Mis kell hommikune trenn algab? Kell 11 hakkab esimene võistlusmeeskond treenima ja kell 12 tulevad tavaharrastajad peale, nii et 12-st kaheni on veel võimalik näha mehi seal sees madistamas. No mina ei tea, tähendab, kui vähegi oleks lõunapausi ajal aega, siis spordihalli kohvikusse paar võileiba, tass kohvi ja mina vaataks küll huviga, tähendab, kuidas see asi siis reaalsuses välja näeb. Kuigi meil sinna laupäeval on ka tulemas selline Power Fight Night võistlus, selline üritus, eks ole. Kas selle puhul on tegemist siis ainult ühe osaga sellest sportlikust vabavõitlusest? Jah, taiboks on, mille võistlus siis see Power Fight Night on, et taiboks on eraldi spordiala, eraldi kahevõitlusala, kus siis keskendutakse just nagu püstivõitlusele ja püstivõitlusele löökidega. Et seal on küll natuke heiteid ja asju ka, aga sellel on väiksem osakaal.
aga jah, et paljud sportliku vabavõitluse harrastajad treenivad ka tai-boksi ühe osana enda treeningutest, ka meil laagris on eraldi tai-boksi treeningud, neid on läbi viimas Eesti meister tai-boksis Edvin Eerik Kibus, et tema on laagri lõpuni kohal. Aga ma arvan, et see võistlused mõned meie laagri osalistest, et suurele laagerdamisele vahelduseks lähevad seda võib-olla ise vaatama õhtul. Et hea vaheldus mulle endalegi. Kui populaarne see praegu Eestis on? Kui palju noori poisse, noori tüdrukuid tahab selle sportliku vabavõitlusega tegeleda? Hetkeseisuga on niimoodi, et meil on 4 suuremat klubi, nagu Jorgen ütles, ja nendes klubides võetakse aastas 2-3 korda vastu siis Kuressaare klubis 20-30 inimest kuni Tallinna klubini, kus tuleb 80-100 inimest 3 korda aastas. Tegemist on meie arvates väga populaarse spordialaga, selle individuaalalaga just, kuhu saab niimoodi ühe kaupa tulla. Pärnus, kas Pärnus on ka olemas see? Pärnus on ka olemas treeningklubi, et ta küll ei ole nii suur kui Tartus või Tallinnas, aga selle klubi nimi on MM-Aces, nad ise ütlevad seda nime niiviisi, ja treenivad nad bussipargi territooriumil on üks võitluskunstide saal. Et kui internetist näiteks otsida, guugeldada kas MM-Aces või vabavõitlus Pärnu, et siis peaks kontaktid leidma. Et siit on ka nii võistlejaid kui harrastajaid, et tõenäoliselt Pärnus järgmised uued grupid võetakse kuskil septembri alguses, nagu mujalgi. Nii et praegu, kes on üles ärganud või lapsevanemad, kes te kuulsite seda lugu ja mõtlete, et mida küll võiks minu teismeline poeg tegema hakata, et praegusel hetkel ei oska ta nagu midagi teha, siis see oleks üks väga hea ja distsiplineeriv sportlik tegevus. Jah, nii on, et see on hea koht, kuhu oma teismeline poeg saad, tõmmatakse päitsed pähe ilusti pähe. Mehed, aitäh tulemast teile stuudiosse. Õige pea teil treeningud algavad. Mina soovin teile selle laagri mõnusat lõppu ja kuni selle lõpuni välja sportlikku sellist entusiasmi ja sära silmadesse ja edu teile. Aitäh tulemast. Aitäh. Hommikupäike